kui sa oled päästetud üleloomulikult, täidetud Jumala vaimuga üleloomulikult, siis see on sinu jaoks. Taotle tunnetuse sõna, taotle vaimude eristamist, taotle terveks tegemise ande. Nii et kui sul seda nälga ei ole, siis sa tegelikult see üleloomulikkus ei hakka ka voolama sa elus. Täna on mul saates väga võimas Jumala naine ja ma peaks ütlema, et mitte lihtsalt Eesti Jumala naine, vaid keegi, kellel on kutse liikuda ka välisriikides ja jagada seal sõna ja üks privileeg on ka muidugi see, et on Hiiumaalt tegelikult pärit. Tere tulemast, Reelika! Tere, Herkis! No lühidalt, räägi siis, mis või kus sa täna toimetad ja ma mainisin siin, et Hiiumaalt oled pärit, et natukene, kus sa saad puudutada seda valdkonda ka. Ja hea meel on olla siin, aitäh kutsumast ja uhkusega kannan hiidlase nime endiselt, kuigi esimesed 18 aastat ma olin siin samas Kärdlas ja siis Jumal täitis minu igatsused, et minna piiblikooli sellel ajal, kui mina keskkooli lõpetasin, millest on 35 aastat tagasi, et siis ei olnud piiblikooli ja ma mäletan, kui mu isa küsis mu käest, et mis sa edasi teed peale keskkooli lõpetamist, siis mina ütlesin ilma, et ma oleksin mõelnud selle peale, see tuli mu südamest, ma tahan piiblikooli minna. Ja aasta hiljem Jumal tegi piiblikooli Eestimaal Paides, nii et peale seda ma olen nüüd ligi 32 aastat Paides olnud ja olen olnud Järvamaa kristlikus keskuses, käisin seal ise piiblikoolis, hiljem olin seal õpetaja ja ka pikki aastaid olen olnud nüüd koguduse üks juhtidest ja kandnud seda tööd. Aga Jumal tõepoolest on uksi avanud mulle erinevates riikides ja maades ja just hiljuti, et olen olnud Skandinaavias, Rootsis ja Norras ja ka niisugune minu jaoks huvitav piirkond on Kesk-Euroopa, kus Jumal on mind mitmed uksed avanud ja kus ma olen käinud päris mitu korda on Tšehhi ja Slovakkia ehk endine Tšehhoslovakkia ja see on huvitav maa, seepärast, et või huvitav piirkond. Seal on nii palju sellist tausta, aga tundub, et Jumalale nagu meeldib võtta sellised keskmised osad. Jumalale meeldib kõiki osasid võtta tegelikult ja nad ise tunnevad, et seal on midagi käärimas vaimulikus mõttes, et Jumal tahab tuua ärkamist. Nii et nüüd ütleme, viimase aasta jooksul ma olen just nagu olnud seal Kesk-Euroopas ja käinud jutustamas. See on väga äge. Ma ükskord nägin Facebookis mingid plakatid, kus sa läksid Tšehhis on Brno. Sikke kohta ja mina olen Tšehhis aasta aega elanud ja see oli väga lähedane, siis ütlesin, vau, et nii äge. Seal oli mul väga tore, kui ma Brnos olin, siis korraga tuli minu juurde üks noormees ja hakkas minuga eesti keeles rääkima. Ja ma olin üllatunud ja mõtlesin, kuidas sa räägid eesti keelt, ütles, ma olen elanud Eestis ja 9 kuud on elanud Eestis ja ma ütlesin, nii hästi räägid eesti keelt, kus sa elasid? Hiiumaal elasin. Ma ütlesin, Hiiumaal? Sa siis mõtlesid, kas sa siis tunned Timo Liget ka? Muidugi tunnen Timo Liget. Mõtlesin, ma olen Timo Lige õde. Et see oli nagu niisugune plahvatus, et see oli Joosef, kes on olnud siinsamas Kärdlas nagu ka ülistused. Ja Eestimaa on või maailm on tegelikult väike ja see, kui Jumala rahvastab kokku, siis me võime kohtuda nende inimestega. Üks hetke me laulsime tšehhi keeles ühte laulu ja siis ta tuleb ütlema mulle, ma tšehhi keelest seda laulu ei tea, aga ma eesti keelest tean seda. See oli nii äge. Läheks siit natukene selle nii-öelda saate teema juurde või üldiselt selle podcasti nimi on Üleloomulik. Aga nii nagu me Maariga vist ainult esimeses saates kahjuks, aga järjest rohkem tõenäoliselt tuleb seda välja, me ütlesime, et üleloomulik peab saama loomulikuks. Ja räägiks natukene sellest ja ma tean, et sa tegid ka väikest taustauuringut nendele sõnadele. Ole hea, mine sinna ja jaga meile natuke, mida sa siis uurisid ja mis on see, et üleloomulik peab saama loomulikuks? Ja sellest hetkest peale, kui sa kutsusid mind ja mainisid selle podcasti nime Üleloomulik, siis mu vaimust kohe tõusis üles tegelikult midagi, mida on olnud Peeteli koguduse pikaajaline pastor ja juht Ben Johnson on öelnud, et
et üleloomulik peab olema loomulik või loomulik ongi see Kristuse jaoks, et me elame üleloomulikkuses. Et naturally supernatural, loomulikult üleloomulik. Ja vahel, kui me ei mõista tegelikult kogu seda tausta, mis meie endaga on juhtunud, kui me sündisime uuesti või kui me saime püha vaimuga ristitud, siis me arvame, et see on midagi väga loomulikku, aga tegelikult kõige üleloomulikum asi, mis meie elus kõigis, kes me oleme päästetud, on see, et me oleme sündinud uuesti. Sest inimene on vaim, hing ja ihu. Ja niikaua, kui inimese vaim on lahutatud Jumalast, nii kaua tegelikult füüsiliselt ta võib elada, ta võib olla väga intelligentne, ta võib olla väga haritud, aga piibli kohaselt see inimene on surnud. Ja surm tegelikult ei tähenda seda, et sa ei eksisteeri enam. Surm tähendab, et sa oled lahutatud. Vaimulik surm tähendab, et inimene on lahutatud Jumalast. Ja füüsiline surm tähendab seda, et inimese vaim on lahutanud teda füüsilisest ihust. Ja kui keegi on käinud matustel, siis ta vaatab võib-olla seda inimest seal kirstus ja ta mõistab, et see ei ole see inimene. Et midagi on temast lahkunud. Ja piibel ütleb, et see on tegelikult ainult meie kest või meie vaimne või telkhoone, milles me elame. Nii et inimene, ta on vaim. Ja nüüd, kui inimese vaim on lahutatud Jumalast, siis ta on piibli kohaselt, ta on pime. Ta ei saa asjadest õieti aru, nii nagu surnud inimene, ta ei saa aru, mis tema ümber tegelikult toimub. Ja nüüd, kui me palume, et Jeesus, piibel ütleb, et me usume oma südames ja tunnistame, et Jeesus on meie issand, siis seesama surnud vaim või Jumalast lahutatud vaim, ta toimub täielik transformatsioon. Ja piibel ütleb esimeses Thessalonika kirjas, et ta saab uueks looduks. Ta ärkab ellu, sellepärast me ütleme ka, et me saame päästetud. Millest me saame päästetud? Me saame surmast päästetud või me sünnime uuesti. Me ei sünni nii nagu Nikodeemusega juhtus, et me ei lähe tagasi ema ihusse ja sünni uuesti, vaid meie see vaimne inimene, ta täielikult transformeerub. Ja enda tunnistusena minuga juhtus see, kui ma olin 8-aastane, olin terve elu koguduses olnud, olin pastori laps, aga midagi täiesti nagu üleloomulikku juhtus minuga sellel õhtul, kui ma sain päästetud üle 40 aasta tagasi 8-aastase lapsena. Ja ma mäletan, kui ma astusin välja Luguse palvemajast, siis mul see oli veebruarikuu, siis mul oli niisugune tunne, et õhtul hilja, et linnud laulavad ja päike paistab ja see oli nii tohutu muutus, mis oli toimunud minu sees ja selle tunnuseks oli rõõm. Paljud inimesed, nad otsivad rõõmu ja nad otsivad, kes on lahutatud Jumalast. Nad otsivad seda alkoholist, narkootikumidest, nad otsivad seda täitumistunnet, nad otsivad seda suhetest. Ja mõista tegelikult, mis peab juhtuma, on see üleloomulik muutus nende vaimses inimeses. Ja tuleb esile ka, ma ütleks, siuke vabaduse tunne tegelikult, et mingi koorem võetakse ära. Ja see on meie järgmised osad siin räägivadki 2 inimest sellest, kuidas Jumal tegelikult kutsus ka ja just seesama üleloomulikult kutsus või et see oli juba üleloomulik, et ma otsustasin oma elu anda Jeesusele. Nii nagu sa siin räägid ja siis tuleb vaadata järgmisi osasid, et saada teada täpsemalt, aga nemad mõlemad ka jagavad tegelikult, et üks neist väga selgelt, et kuidas nagu kivid võeti õlgadelt ära ja hingamisvabadus tuli, et ma saan hingata ka, et see, me saame hingata praegu ka, aga just, et midagi sisemine, see on vaimne inimene, ta saab vabaduse, tegelikult ta astub selle sisse, kelleks ta loodud on. Seepärast, et iga inimese vaim on loodud olema kontaktis ja ühenduses Jumalaga. Ja sellepärast inimesed võivadki otsida ja nad võib-olla isegi saavad seda, mida ma otsivad. Ma pikalt ei taha minna, aga ma kuulsin mõned aastad tagasi ühe Etioopiast päritu
härrasmehe tunnistus, see, kuidas ta üleloomulikult põgenes Etioopiast Rootsi ja kuidas ta siis sai Rootsis üheks tuntumaks kriminaaliks ja kuidas tal oli, ta isa oli ka vist isegi pastor ja oligi, isa oli pastor ja kuidas ta pankadest röövitud raha peitis laste ruumidesse, sellepärast, et ta arvas, et sealt keegi ei leia teda. Ütles, et isa, et ma tahan laste tööd teha täna, et ma tahan pühapäeva kooli minna ja tegelikult ta peitis pangast röövitud raha sinna laste ruumidesse. Ja sellised täiesti üleloomulikud asjad ja tal oli kõik olemas. Tal oli tohutult rahast, tal oli nii palju Rootsi pankasid tühjaks röövinud ja tal oli kõige ilusamad naised ja tal oli kõike. Ja ometi ühel hetkel ta oli sellises kohas, kus ta oli narkootikume täis, kus ta oli alkoholi täis, tal oli relv käes, et nüüd on kõik, et ma ei leia seda rahu. Et millest see ongi see, et see vaimne inimene ei leia enam seda rahu või seda kergendust, nii nagu sa mainisid, kui ta ei ole tagasi tulnud sellesse ühendusse Jumalaga. Ja see on kõige üleloomulikum asi, kui see juhtub. See on täiesti üleloomulik. See on väge. Sa uurisid ka piiblist natukene seda üleloomulikku sõna. Mis sa siis leidsid piiblist? Nii nagu üks tõeline piibliuurija teeb, paneb otsingusse sõna üleloomulik, mida piibel selle kohta ütleb. Ja eestikeelses piiblis ei ole mitte ühtegi sõna, ühtegi korda mainitud üleloomulik. Ja tundes ka inglise keelt, loomulikult ma lähen uurin ka ingliskeelseid tõlkeid ja seal on, ütleme, toon välja amplified piiblitõlke, mis on siis laiendatud piiblitõlge, mis võtab ühe sõna piiblist ja kui see on kreekakeelne sõna näiteks, siis ta annab kõik võimalikud variandid, mida see sõna võib tähendada. Sest kreeka keeles üks sõna võib tähendada 10 asja ja miks on ka natuke puudulik, kui me võtame ainult ühe tõlke, on see, et me saame ainult ühe sellest 10 variandist, mida siis see hetkel see piiblitõlkija on arvanud, et on kõige täpsem sõna. Ja amplified tõlkes on nii-öelda laiendatud, kasutatud seda sõna supernatural või üleloomulik. Ja see on seoses tegelikult mitmete erinevate asjadega. Need on seotud loomulikult Jumala endaga, et Jumal ise on üleloomulik. See tähendab, üleloomulik tähendab seda, et see, mis on väljaspool meie füüsilist maailma tegelikult. Et meil ei ole ainult see füüsiline maailm, mis on meie ümber, vaid seal on väljaspool seda reaalne ja võimas maailm. Ja on kasutatud seda sõna tegelikult ka teemonite kontekstis ja ka erinevates sellistes astumistes või tegutsemistes, et seal on üleloomulik sekkumine olnud. Nii et tegelikult, kui me räägime sõnast üleloomulik ainult, siis seda piiblis ei ole. Aga ma mõtlesin edasi ja ma mõtlesin selle sama peale, et kui seda ei ole selliselt välja toodud, siis tähendab tegelikult kõik me elu, mida me teeme, on üleloomulik. Nii et see loomulikult üleloomulik on meie kui kristlaste osa. Me elame loomulikult üleloomulikku elu. Nii et need asjad tegelikult ei peaks meid üllatama või need ei peaks olema, ikka positiivselt, ikka mingid asjad üllatavad, aga need on midagi, mis on normaalne, mis sünnib kristlase elu keskel. See, et keegi saab terveks, et teemonid läheb välja, et tegelikult sa mainisid ka keelte rääkimist, mis on väga hea asi. Räägi seda ka natukene. Ja ega ütleme, see järgmine samm, ütleme, esimene samm, kui me saame päästetud, see on üleloomulik samm. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et iga kristlane, kes saab päästetud, et ta saab täidetud püha vaimuga. Püha vaim tuleb meie sisse elama siis, kui me saame päästetud, aga seal on ka teine selline asi, kogemus ja ma ei ütleks isegi kogemus, sest piibel ütleb, et see on and. Et kui me oleme päästetud, siis Jumal tahab meile anda selle anni, see on kingitus. Nii nagu sünnipäeval alati me saame kingituse, nii Jumal ka, sa oled uuesti sündinud. Ma tahan sulle anda kingituse. Ja see on püha vaim, püha vaimuga täitumine. Ja see ei ole ühekordne kogemus tegelikult, sest Efesoste 6. või 5. peatükis ütleme, saage jätkuvalt täis püha vaimu. Ja siis seal on toodud erinevad asjad välja, mis aitavad meil seda teha. Üks asi on ülistus. Ülistus on see, mis aitab meil seda teha. Aga mis juhtub ka, et kui püha vaim täidab meid, siis püha vaim on üleloomulik vaim.
teda ei piira midagi siin maises maailmas. Ja ta annab meile üleloomuliku võime. Piibel ütleb, et me räägime inglite ja inimeste keeli. See tähendab seda, et me võime rääkida üleloomulikult ja kasutada seda oma palves. Piibel ütleb, kui me palume teistes keeltes, siis me üleloomulikult palume asju, millest me isegi ei tea. Aga need on Jumala plaanid, need on Jumala soovid, need on Jumala eesmärgid ja ta kasutab püha vaimu meie sees, kes annab meile üleloomulikud sõnad, et rääkida välja asju ja tegelikult aidata Jumala plaanidel täide minna siin maa peal. See on nii nagu hea seletus sellele siis üleloomulikkusele, sest sellisel viisil tegelikult me iga kristlane esiteks, kui ta on oma elu Jeesusele andnud, see on üleloomulik. Absoluutselt. Siis kui ma räägin palves mingi keeli, see on üleloomulik. Ja tegelikult ma usun ka, et muud asjad, mis me ennem saadet siin rääkisime ülistusmuusika mängimisest, et ka need asjad hakkavad töötama kui midagi üleloomulikust. See, et rõõm saab täielikuks või mingi kurbus saab ära võetud või mingid muud aspektid tulevad esile ja tegelikult see ma tahaks julgustada siin kõiki vaatajaid tegelikult, et kui sa oled kogenud mingeid selliseid asju, siis sa oled juba kokku puutunud Jumala üleloomulikkusega. See tähendab, et see näitab, et midagi enamat on kui see kest või see füüsiline asi. Kas sa oleksid valmis tooma mõne näite enda elust, kus sa oled näinud midagi sellist üleloomulikku, sa rääkisid küll nüüd keelte rääkimist nii edasi, aga midagi sellist erilist, mis on meelde jäänud? Vaata, vahel kui sa elad nagu terve elu Jumalaga, siis sul ei ole võib-olla vaja nagu mingeid väga suuri või üleloomulikke läbimurdeid või vabaks saada paljudest asjadest, sest mina usun ka, et ma usun, et see peamine viis, kuidas tegelikult Jumal meie elu muudab, on see, et ta muudab meie mõttemaailma ja ta annab meile ilmutuse oma sõnast. Ja me järjepidevalt me peame nagu mul tuleb ingliskeelne sõna align või nagu kohandama oma elu vastavalt sellele, mida Jumala sõna ütleb. Ja sellepärast ma mõtlesin kodus ka, et kas mul on mingi väga-väga üleloomulik nagu juhus rääkida. Ma ei ütleks, et mul oleks. Seepärast, et ma arvan, kui ma kogu aeg kõnnin selle üleloomulikkuse sees. Aga mida ma hindan väga ja ma usun, et see on samamoodi üleloomulik, on see, kuidas Jumal juhib. Et ma olen natuke üle 50 aasta vana ja ma võin öelda väga teadlikult need korrad, kus ma olen astunud välja Jumala tahte seest. Ja ma olen alati teadnud, et see on see, et nüüd ma panin mööda, nüüd ma tegin vale otsuse. Ja tegelikult, kui ma ütlen päris ausalt, siis seal on võib-olla 1 või 2 korda, kus ma olen nagu enda sees teadnud, et see on olnud nagu vale otsus või ma olen püha vaimu juhatusele, mis on samamoodi üleloomulik, seisnud oma teadlikult nagu vastu. Ja sellel hetkel, kui see juhtus, see oli tegelikult aastaid tagasi, ma olin 1 aasta olnud piiblikoolis Paides ja siis tulin tagasi koju ja ma nagu tuli lähedastelt selline surve. Ma ei teadnud, miks see surve oli, sellepärast, et mina põlesin sellega, et teha Jumala tahet. Ja mina teadsin, et Jumala tahe on, et ma peaksin minema ka 2 aastaks piiblikooli Paidesse. Ja ma kuidagi selle lähedaste survele andsin alla, et ma ei läinud 2 aastaks. Aga see oli selline otsus, kus ma nagu teadsin nii selgelt, et ma olin teinud vale otsuse. Ja minu jaoks nagu kõik, mis mu sees oli, nagu langes kokku, mõtlesin, et Jumal ei saa mind enam kunagi kasutada. Ma olen teadlikult teinud otsuse, et ma lähen tema tahte vastu. Aga küll on hea, et Jumal on nii palju suurem kui meie tunded on ja tõenäoliselt, kui mina seal tundsin, et minu sees on kõik kokku nagu varisenud, siis ta niimoodi, sa pullakene istub ja vaatab, sest Piibel ütleb, et tema heldus ja tema headus ja tema pikameelsus on nagu igavene ja suur ja võimas, ja pöörab kõik kasuks. Ja ta pöörab ümber ja see ei võtnud väga palju aega tegelikult, et pöörata ümber, et mul oli võimalus minna sellel samal sügisel Rootsi
noortejuhtide koolitusele ja seal Jumal nagu kasutas üleloomulikult inimesi Rootsi kogudustest, et rääkida prohvetlikult maailma, see Jumala plaan, Jumal ei võta oma kutsumist ega oma armuandeid tagasi. Et nii ma arvan, et seesama jällegi, et loomulikult üleloomulik, et kui paljud inimesed, nad võivad täpselt teada, et ja rahu sees käia oma. Nüüd seal on jah, inimestel, nad seavad oma elus eesmärgid, neil on ambitsioonid, ma tahan nii palju raha, ma tahan sellist positsiooni ja nad saavutavad seda, aga väga sageli nad ei ole rahu sees. Neil ei ole tegelikult rahu, sest siis neil on vaja järgmist eesmärki, neil on vaja järgmist asja. Aga kui Jumal juhib sind sinu elus, siis isegi need välised asjad ei loe, vaid sa tead, et sa oled õigel ajal õiges kohas, teed õiget asja. Ja mul on, ütleme, sellise 30+ aasta jooksul, mul on olnud eesõigus ja selline rahu, et ma tean, et ma olen õigel ajal õiges kohas. Ja ma arvan, et see on üleloomulik. Ma olen nõus sinuga täielikult, sest need on nüüd need asjad, kui inimesed vaatavad meie elu peale või kristlaste elu peale, siis nad näevadki tihti tegelikult üleloomulikku. Ja see tundub neile, et see, et nad näevad selles juba Jumalat. Ja natukene siia teistpidi lugu ka, et ma mäletan seda, kui Jumal hakkas inimesi terveks tegema ja ma olin vist tänava peal, paletasin kellegi jala eest, mingi meesterahvas oli. Ja mingit tunnet ega midagi pole, aga sa räägid lihtsalt tervist. Ja siis ma ütlesin, kuidas on? Ja ta ütles, ei, mitte midagi ei ole. Siis nagu see üllatas mind. Mis mõttes ei ole midagi? Sest see oli nii normaalne, et inimesed saavad terveks. See oli vastupidine reaktsioon hoopiski mulle. Et ma mõtlesin, et keegi ei saanud terveks. Vot see oli midagi imelikku nüüd ja vot niipidi mitte, et ma ootasin midagi üleloomulikku, vaid vastupidi, et nüüd oli midagi imelikku. Et ei toimunud üleloomulik. Just. Loomulikult üleloomulik. Just. Ja et need on nagu need kohad, mis ma arvan, et kirjeldavad hästi tõesti seda loomulikku ja ma pean ütlema ära ikkagi, et kui vaadata või olla osa ka teie Järvamaa kristliku keskuse teenistustest, siis see ongi nii üleloomulik või see, kuidas Jumala vaim on seal kohal. Et keegi ei ole, ma tunnen, tähendab, ma võin tunda Jumala vaimu, aga see on nii normaalne, et sa tunned Jumala vaimu. Ja. Siin peab muidugi väga ettevaatlikuks minema, sellepärast, et tulles tagasi nagu minu mineviku juurde, et ma mäletan, kui ma esimest korda 5-aastase tüdrukuna kuulsin palade palvemajas kedagi teistes võõrastes keeltes rääkimas ja siis seda tõlgitsemas, siis mul oli selline tunne, et vot nüüd on taevas maa peal. Aga kui ma täna palun, ma ei ütleks, et ma tunnen seda, et nüüd on taevas maa peal. Ja mis see ongi see, et me peame oskama väärtustada ja näha seda üleloomulikkust oma igapäevases elus ja anda au Jumalale. Et Jumal on nüüd sekkunud minu ellu. Ja need samad inimeste terveks tegemised, vaimude väljaajamised, prohvetlike sõnade, tunnetussõnade, tunnetuse ja tarkuse sõna jagamine inimestele. Kui me alustame sellega, siis me mõistame, et see on püha vaim. Aga vahel, kui me läheme edasi ja see võib-olla on nüüd küpsematele kristlastele ja võib-olla pastoritele ja nendele, kes on kauem aega olnud Jumala juures, see ei ole enam nagu selline, ma tunnen, et Jumal on siin. Ja see on koht, kus me peame olema ettevaatlikud, sest Piibel ütles ka Iisraeli rahvale, kõrvad teil on, aga te ei kuule. Silmad teil on, aga te ei näe. Ja vahel inimesed, nad elavad või kristlased elavadki oma elu ja nad ei anna au sinna, kus au tegelikult läheb. See, et sa rõõmuga ärkad hommikul üles, au läheb Jumala. Amen. Ja aastaid enne, kui minu elu sai selliselt muudetud, siis vähemalt 3 aastat, ma mõtlen, see oli lausa vist 4 aastat, see oli Hiiumaal kolides, Jumal hakkas rääkima mulle kogu aeg, anna au mulle, siis mõtlen, et mis mõtles Jumal, et ma annan ju au sulle, aga tegelikult seesama, mis sa räägid, et ma sain aru, et tema juba teadis, mis on tulemas. Et juba nii-öelda aastaid varem ta hakkas kordama. Mul on väga palju kirjas seda, et anna au mulle ja see au tõesti kuulub Jeesusele, sest tema on see, kes tegelikult neid asju teeb. Mitte ükski inimene, tähendab, tema vaim tuleb ja tegutseb, aga see on ikkagi tema ja sellepärast ma julgeks nagu öelda seda,
et me kõik ja nii ütleb ka Paulus piiblis, et me kõik tegelikult võiksime neid teha ja ma ütlen, et kui Jumala vaim tuleb, siis saabki teha. Et no ja teine koht on see, et kas me suudame anda au Jumala, sest üks lugu veel, kus ma olin siin ka Euroopa ühes riigis ja ma nägin seda, kus õpetati ka, see oli rohkem 10 aastat tagasi või kuskil seal niimoodi ja õpetati, et teate, et kõik saavad palvetada ja siis ma olin ühe pundik kaasas, kus tänaval mindi juurde, tead, et sinu sõber saab palvetada selle või noh, uskmatud täitsa selle jala eest, et see saaks terveks ja isegi kui ta Jumalat ei tunne, sest Jumala nimi on nii vägev. Ja tähendab, sündiski ime, et see inimene Jumalat ei tundnud, aga ta ei oska ka au anda nüüd Jumalale tegelikult. Sest ta mõtles, minul on mingi vägi, aga ei ole temal mingit väge. See vägi on Jeesuses Kristuses, et vot see au peab minema ikka õigesse kohta ja see ei ole lihtsalt, et me läheme lahmime ka, vaid tõesti. See ka, et me oleme juhitud püha vaimust. Just. Ja sellepärast siia ma juurde toongi, et kuidas mina kui kristlane saaksin selles jätkuvalt üleloomulikkuses käia. Et see noh, need, mida võib-olla täna ütleks, et seal on see vägev evangelist, kes teeb selliseid ja selliseid asju. See on kõigi kristlaste jaoks. Kõik, kes usuvad, haigete peale nad panevad käed, need saavad terveks, ajavad kurja vaime välja. Nad joovad, eks ju, midagi, mis on mürgis, see ei mõjuta neid. Mis iganes, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale. See ei ole pandud, et pastoritele või maailmakuulsatele evangelistidele. Seal on inimesed, kellel on erinev kutse võib-olla, et mõjutada rohkem, aga see võime tegelikult elada selles üleloomulikkuses on iga kristlase jaoks. Kuidas see panna tööle? Üks asi on nälg. Nii kaua, kui sa ei ole näljane, sa tegelikult mitte kuskile ei jõua. Teine asi on kaastunne, sest seal on üleloomulikud asjad, mis on toimunud meie jaoks, aga kui me räägime nüüd tervenemise andidest või isegi prohvetlikust kõnelemiseks, ja ka surnud üles äratamisest. Selle kohta ma võin isegi tunnistuse öelda, mitte et ma oleks surnud üles äratanud, aga ma olin veel, aga ma olen teinud väga tõsiseid samme aastaid tagasi, 20 aastat tagasi ju. Peaaegu 20 aastat tagasi ma olin peaaegu 8. kuud rase ja üks meie koguduse tuttav, no ta ei olnud väga noor mees, ta oli 40-ndates. Väga selline usumees, elas Rootsis oma perekonnaga ja need lood, mis ta rääkis sellest, kuidas ta kunagi, üks väike lugu oli see, et neil ei olnud raha, aga nad kõik tahtsid jäätist ja nad uskusid seda, et kui sa midagi palud ja usud, siis sa saad selle. Ja siis nad tegid perega 3 lapsega tegid usupalve, et nad saavad jäätist. Ja siis isa ütles veel niimoodi, et usuga peab olema väga konkreetne, nii et igaüks ütelge, mis jäätist te tahate. Igaüks ütles, mis jäätist te tahab. Ja nad tegid selle usupalve ära, nad tänasid, Jumal tegutseb. Natuke aega läks mööda, tuli üks jäätise auto ja võttis liiga kiiresti kurvi ja läks nende maja ees kraavi. Ja sealt kukkusid jäätised välja. Ja need jäätised just, mida nemad olid palunud, olid seal muru peal ja see jäätise auto mees ütles niimoodi, need te võite endale võtta, nii et neil oli hunnikute kaupa just neid jäätiseid, mida nad tahtsid. Ja selline, ta oli nii ägedaid tunnistusi oli ja ta järsku suri ära. Ja noore mehena ja me kuidagi me ei leppinud selle asjaga, et mina ja me selleaegne koguduse pastor Kennet Kaasik ja siis üks missionär Tom Lents ja siis mina 8. kuud rase me sõitsime Rootsi. Ja me palusime, et me võiksime paluda või minna sinna ruumi, kus see mees oli. Muidugi me ja palusimegi ja me läksime sinna ja me palusime ja me kuulutasime elu. Ja me kuulasime enne seda ühte meest, kelle nimi on David Hogan. Ta on väga võimas evangelist olnud Mehhikos ja ta praegu siiamaani on ja tal on nagu väga üleloomulikud asjad, mis tal toimuvad. Ja tema jaoks on see normaalne loomulik üleloomulikus see, et ta äratab surnuid ülesse. Ja me istusime ja ennem seda kuulasime ja täitsime ennast sellega, et nagu surnud ärkavad ülesse. Ja me mõistsime muidugi hiljem ka, et ta oli üle nädala aja juba surnud, on ju, et seal on nagu raske sellel hetkel kedagi surnust üles äratada. Aga ma olin valmis, mu sees nagu põles see, et see ei ole üle, kurat, see aeg ei ole veel täis, ei ole veel aeg, et minna.
ja kõik, mis mu sees, hoolimata välistest asjadest, olin valmis minema ja seal selle mehe üles äratama surnust. Nii et Jaa. See on hea katsumus tegelikult. Noh, tunnistan ühes, eks minagi siin hiljaaegu võtsin ühe väikse linnukese, kes oli vastu haket minna. Ma mõtlen, et noh, ma juba õpin sealt, ma proovin sealt. Ja neid on siin omajagu olnud, aga ei ole veel ükski lennanud õhku. Aga ma ütlen ka ausalt, et ma tundsin väga selgelt, et kui üks päev lendab, jah, siis ma ei räägi mitte kellelegi sellest, jah, sest see au kuulub Jumalale. Ja absoluutselt. nii ongi. Vot nende Jumala tegude tegumisega ongi see, et sa pead harjutama ennast. Ja ma tean, et seal on olnud evangeliste, kelle käest on küsitud, et kui sul on palvejärjekord, sa palud kellegi eest ja see inimene surnuna kukub maha, et mis sa järgmisena, ta ütles, et palun järgmine. et next please on ju. Et meie ei tervenda, meie teeme ennast kanaliteks. Ja võib-olla ma tahakski tulla selle juurde, et kui me teeme seda, mida Jeesus on öelnud, et me teeksime, kui me usume seda, mis kirjad ütlevad, kas või seesama, et taodelge vaimuandeid. Taodelge, see ei ole öeldud, kes seda taotlema peab. Kui sa oled päästetud üleloomulikult, täidetud Jumala vaimuga üleloomulikult, siis see on sinu jaoks. Taotle tunnetuse sõna, taotle vaimude eristamist, taotle terveks tegemise ande. Nii et kui sul seda nälga ei ole, siis sa tegelikult see üleloomulikkus ei hakka ka voolama see elus. Ja teine on kaastunne, et annid on kellegi teise jaoks. Need inimesed, kes siin Kärdlas on või Hiiumaal on või Eestimaal on või Tšehhis või Slovakkias on, et kui sul on kaastunne, võin ma rääkida ühe loo? Jaa, räägi. Sa ei saa üldse rääkida. Ei, see ongi tore. Siin peavadki teised saama rääkida. Kuulen. Et 1,5 aastat tagasi ma pidin minema just Tšehhi piiblikooli õpetama. Mul oli nädalavahetus reedest pühapäevani ja mul oli 9 sessiooni vaja õpetada. Ma pole elu sees nii palju järjest pidanud õpetama. Ja ennem seda ma olin nädal aega olnud üle 38 kraadises palavikus. Ja mu ihu oli väga nõrk ja ma ei olnud kunagi nii haige olnud. Ja ma olin valmis selleks, et ma kirjutan, sest kui sa reisid Kesk-Euroopasse, sa hommikul väga vara lähed, 2 aeg umbes tõusen hommikul ülesse, ma jõuan ja nädala lõpus või siis esmaspäeva hommikul kuskil 2 aeg koju tagasi. Ja see on, kui sa oled terve, see on juba kurnav. Aga kui sa oled olnud nädal aega 38 palavikus ja sa oled ülinõrk, siis ja teada, et sa pead õpetama 9 sessiooni järjest, siis ma mõtlesin, et ma võin kõva Hiiu naine olla, aga ma ei tea, kas ma nii kõva olen. Ja siis ma kuulsin, et selleks nädalavahetuseks olid inimesed sõitnud kokku üle terve Tšehhi. Mõned olid sõitnud sinna 400 kilomeetrit, et tulla ja kuulata seda, mis ma pidin õpetama. Ja kui ma kuulsin seda, siis mul nagu pisarateni tuli kaastunne. Ma mõtlesin, et kui inimesed on valmis nagu niimoodi sõitma ja tulema ja nende nälg on nii suur, et kuulda Jumala sõna, siis tühja see haigus on ja ma oma koguduse rajaja pastor Kennetile, ta on praegu hetkel Ameerikas, helistasin, siis tal oli nii, mulle meeldib, kui ta niimoodi ütleb meelevallaga, kuratab valetaja. Ja ta ütles need sõnad mulle, et kurat on valetaja. Ja ta rohkem mitte midagi, ta ei palunud mu eest, ta ütles lihtsalt, et ta murdis midagi. Ja ma sain sellise usu, et ma sõitsin lennujaama, ma olin ülinõrk, õine aeg, mul oli pilk udune, sest ma olin nii nõrk, pime öö, lund sadas, aga ma mõtlesin, et kurat on valetaja. Ja ka need sümptomid võib-olla on reaalsed, aga tegelikult see on vale, sest Jeesuse vermete läbi me oleme terveks teinud. Ja ma võtsin need sammud ja ma õpetasin 9 sessiooni ja ma tulin tagasi ja ma olin tervem kui ennem seda. Loomulikult ihu natukene pidi taastama, aga see jõud, mida ma ja see on üleloomulik. Sest inimesed ütlevad, see ei ole normaalne, sa lähed haigena ja teed seda, mida sa teed. Aga kui me astume usus välja, siis see üleloomulik saab vabastatud meie elus. Me ei pruugi tunda seda, aga see üleloomulik saab vabastatud, kui me teeme mida? Me seisame Jumala sõna peal. Jumal, sa oled öelnud,
Jeesuse vermete läbi mul on tervist tulnud. Ja siis see üleloomulikkus vabastub meie ellu. Just. Ma olen teiega nõus Ja. sellega. Ja ka see, et me oskaksime nagu lükata ära selle saatana vale. Mul on hiljaaegu tulnud ka inimesed ütlema, et see või see asi ja noh, iga inimene teab seda ise ka, aga ta vajab seda meenutust kuula, et sa saad aru, et see on saatana vale. Ja. Et ta tuleb ja valetab, ta räägib mingeid asju ja see tuleb nüüd ära lükata. Ja vot see jälle, kuidas Jumal, ma usun isegi seal kasutab seda üleloomulikkust, et ta toob sealt kohe elu välja. Kohe näen, kuidas inimene nagu saab üles tõstetud ja jälle mitte mina ei tõsta või keegi teine ei tõsta, vaid Jeesus ise. Püha vaim tõstab üles selle. Ja siin on see oluline, et me oleme täis püha vaimu. Et mis see üleloomulik elu ju tegelikult on, see on see, et me elame vaimus või vaimust juhitud, oma sisemisest inimesed, selle, kus on püha vaim, kes on ühenduses Jumalaga. Ja seda me peame iga päev endale meelde tuletama. On ju, et ma olen vaim, mul on hing, ma elan ihus. See ihu on antud mulle selleks, et ma saaksin funktsioneerida siin selles füüsilises maailmas, nii nagu kosmonaudil on vaja skafandrit selleks, et kosmoses eksisteerida, teha, mis ta seal tegema peab. Ja samamoodi see ihu on antud meile selleks, et me saaksime vaimudena ja üleloomulike olenditena tegelikult eksisteerida siin füüsilises maailmas. Siis meil on vaja seda ihu. Aga enamus meist, enamus kristlasi, nad mõtlevad, et mu ihu on see, kes dikteerib mulle, mu liha on see, mis dikteerib. Ja see on teine selline takistus, et me ei saa käia üleloomulikkuses. Kui me ei mõista, et me on vaim ja kui me vaim on tugev, siis sellistes olukordades me surume läbi. Ja mõttemaailma uuendamine Jumala sõnaga. See on see, ma olen piiblikoolis õpetanud seda teema vaim, hinge, ihu. Ja mulle sai nii selgeks see, et see hing, millest siis mis on meie intellekt, mis on meie emotsioonid, meie mälu, meie ettekujutusvõime. Et see on niisugune neutraalne mees. Eks see meie liha on see, kes kogu aeg kisub meil ühtepidi, meie vaim on see, mis peaks meid tegelikult juhtima. Aga nüüd see meie hing, mis siis ongi meie mõttemaailm tegelikult ja mida me mõistame, see on nüüd see otsustaja või ta iseenesest on neutraalne. Aga millega me oma elus ennast toidame, siis see hing hakkab sinnapoole tõmbama. Kui me toidame ennast selliste asjadega, mis toidavad meie liha, ehk silmaimu, lihaimu ja nõukast au ja piibel ütleb elu kõrkus, mis on tegelikult uhkus. Et kui me toidame ennast nende asjadega, siis see hingekene jookseb ja on lihaga ilusti sõber. Aga kui me toidame oma vaimset inimest, toites teda Jumala sõnaga, olles Jumala osaduses. Ja me ei tunne, et see midagi teeks, kui me seda teeme. Palume võõrastes keeltes, ehitame, piibel ütleb, et see ehitab meie vaimu üles. Siis see hing hoiab ilusti vaimu poole. Ja kui nüüd hing ja vaim on nagu need, mis on üks ühele, siis, või on sõbrad nii öelda, siis nad koos suudavad ka lihaga tegeleda. Nõus, see on hea, et öeldakse ju ka, et mis koera sa toidad, see kasvab. Nii on. Üks teema veel siia või siuke, ma ei tea, kui teema, aga küsimus siia päris lõppu. Et sa oled julgustanud või sinu sõnad on julgustanud mind, sa võib-olla ei teagi, on see, et see tuli, mis tuli noorest peast ja teismeeas, et on räägitud, et küll see, me teame, küll see kustub ära ja nii edasi. Aga täna sa oled rääkinud, et see on palju suurem ja ma tean täpselt samamoodi, et see ainult sütitab ja sütitab. Räägi natukene sellest ka, et kuidas sa saad selles kindel olla või kuidas see on sind üles tõstnud? Ja ma mäletan 92. aastal Kärdla linn nägi sellist väikest ärkamismoodi asja ja seal oli terve port selliseid teismelisi tüdrukuid, kes sai püha vaimu poolt puudutatud ja kes said näljased ja kuidagi juhtasin ka neid kuidagi piibli, ma olin natukene vanem ja siis juhtasin neile piiblikooli tunde tegema ja niisuguseid asju. Ja siis me läksime ühte kogudesse siin saare peal ja jagasime kõiki neid asju, mida Jumal oli teinud ja siis selle koosoleku lõpus tuli üks vanem vend üles ja siis
ütles niimoodi, jaa, ma olen ka noor olnud, ma olen ka nii põnevil olnud, kõik see jahtub maha. Nii, 40 aastat hiljem ei ole maha jahtunud, et mitte päris 40, aga 35 aastat hiljem nagu mitte midagi sellest ei ole maha jahtunud ja mis aitab, sa pead olema õigel ajal õiges kohas. See keskkond, kus sa oled, kes on su vaimulik kate, kas nad näevad seda andi, kas nad oskavad seda kasvatada, seda mina hindan kõige rohkem, et Jumal sättis mu tee nii, et ma olin õigel ajal õiges koguduses. Jumal tõi mind sinna. Pastorid, pastor Kennet ja Tõni Kaasik, kes sellel ajal olid, nad ei tegelenud ainult minu Anniga, nad ei aidanud ainult seda välja tuua minu seest, aga nad tegelesid minu eluga. Ja nad julgesid mulle öelda, kui mu elus olid asjad valesti. Ja mõnda asja nad teadsid üleloomulikult. Ja vahel, kui pastor eest, et kuule, et sa oled olnud mul südames, siis ma parandasin meelt 158 korda. Sellepärast, et siis ma teadsin, et ta on midagi üles korjanud üleloomulikult või füüsiliselt ja maiselt teadmata, ta on midagi püha vaim on talle näidanud minu kohta. Keskkond, kellega sa läbi käid, ülioluline. Mina ei arva, et keegi saaks põleda nii nagu lõkkeski. Lõkkes on vaja, et puud on koos. Ja siis sa paned tule sellele otsa. Kui sa võtad ühe halu välja ja jätad selle üksinda, siis ta kustub ära. Ja ma arvan, et see on üks võtmeasi. Õige kogudus, haakumine vastavalt sellele, kus Jumal tahab, et sa oled. Et see on üks asi, mis kindlasti on aidanud mind. Ja siia lõpetuseks ma tahan jagada ühte Reinhard Bonke niisugust näidet või lugu, et isik, kui me satume kuskile üksinda, siis oli üks noormees, kes tuli, ütles, et Reinhard Bonke küsis talt, et millal sina siis oma elu Jeesusele anna, et sa oled nii palju siin teenistustel käinud. Ta ütles, jaa, et ma olen nii palju seda kordi teinud, aga et noh, mul pole enam mõtet, sest iga kord, kui ma koju lähen, siis ma elan nõia perekonnas ja seal on see atmosfäär ja nii edasi. Ja seesama, mis siin ennem jutust läbi käis, et Reinhard Bonke küsis ka siis skafander, et kuidas kas inimene saab elada kuul või ei saa või saab ta olla kuul või ei saa. Ja see vastus on nagu mõlemat. Jah, et ta ei saa, kui ta läheb ilma skafandrita. Kui ta läheb skafandriga, siis ta saab seal olla. Ja lihtsalt julgustuseks neile ka, et kes on meid vaatamas ja kui sinu ümber on, sa näed, et seda tugevat keskkonda ei ole, siis üks asi, Jumal, las olla sinu skafander, kus saad hingata. Ja teine koht on see, et kõige paremas mõttes põgene sinna, kus on need tegelikult siis teine pilt, need halud, mis annavad seda suurt leeki. Ja ma tean, et meiegi tuli Maarjaga ei lähe mitte väiksemaks, vaid tulisemaks ja suuremaks. Aga Reelika, kui sa saad siia lõppu palvetada veel nende eest, kes on vaatamas ja igatsevad ka seda tuld ja liikuda selles. Isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled öelnud, et sa oled tulnud tuld viskama ja sa soovid, et see ka läheks lõkkele. Isa, me täname, et see on sinu püha vaimu töö. Ja isegi praegu ma palun, et igaüks, kes vaatab, igaüks, kes kuulab, et sinu püha vaimu tuli sütitaks neid, isa, eriti neid, kes on näljased. Isa, ma näen, et seal on mitmeid, kes on otsinud ja nad otsinud erinevatest kohtadest ja nad on otsinud ja mõelnud isegi teatud aegadel, et see on see, mis mul on vaja, aga lõpuks nad on leidnud, et nende uni on kadunud, nende rahu on kadunud. Isa, Jeesus, sa oled öelnud, et oma rahu ma olen andnud teile ja ma ei anna teile nagu maailm annab. Isa, ma palun, et need, kes on otsinud, et nad leiaksid sinu, sest sinu sõna ütleb, need, kes otsivad mind, nad leiavad mind. Isa, ja ma palun nüüd ühte uut värskendavat vaimutööd isegi üle terve selle saare ja üle meie maa ja rahva. Isa, ma tänan sind, et sinu plaanid on head ja sa oled vägev ja võimeline viima oma plaanid täide. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. 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 Aitäh veel kord tulemast ja väga põnev oli sinuga rääkida nendest asjadest. Ja need, kes tahavad veel sind kuulata, siis ei pea mitte ainult sõitma välismaale, vaid Järvamaa kristlikus keskuses sa räägid ka ja on ka video olemas. Meil on terve YouTube'i kanal, kus on palju häid jumala sulaseid, kes räägivad. Need, kes vähegi soovib, see leiab. Ja teiega kohtume juba 2 nädala pärast.